Õhutan teid, sõbrad. Leidke oma juurtele kõige lähim kihelkond ja selle vöökiri ning sõidame sellest šovinistlikust Georgi lindist oma uhkusega üle. Liputehtigu koduseid, peegleid ja antenne, oma klanni vöökirjad. Teeme ära. Major Hannes Võrno, Facebook. Vähem kui ööpäevaga leidis see Kaitseväe teavituskeskuse ülema üleskutse tõusta tikanditega Isamaa kaitsele 1000 share'e ja 1000 laikimisi. Inimesed innustusid ja asusid kangastelgesid kahuriteks taguma. Tere tulemast NO99 kunstikooli. Tänase loengu teema on, kas kunst võib olla ideoloogiline? Sellist Lõuna-Eesti maastikku ei ole tegelikult olemas. Kunstnik mõtles selle välja. Kuid miks ta pidi seda tegema? Ta ju tundis Lõuna-Eestit. Lapsupõlvesuved Ahjas, Puhjas ja hilisem suvekodu Võrtsjärve lõunakaldal. Kuid ometi, kui ta asub maalima, mõtleb ta selle välja. Muidugi publik ootab seda sageli kunstilt. Väljamõeldisi, asju, mida pole olemas, fantaasiaid, unistusi, illusioone, puutumatut loodust, isegi ingleid. Kuid kunstnik võtab päris elu, pressib selle kokku ja loob kujundi. Tõsi, antud juhul sellest ei piisanud. Kui toimus maali arutelu ühes nõukogudeaegses komisjonis, astus maali juurde ENSV kultuuriminister, raputas pead ja ütles, nii küll ei lähe. Milles asi, küsiti. Ja minister näitas horisondile ja ütles, siin on ju kirikutorn. See arutelu toimus Tallinna kunstihoones. Kunstihoonest kõigest mõnekümne sammu kaugusel asub see siin. Jaani kirik. Miks minister ärritus, kui ta nägi väljamõeldud kirikutorni, väljamõeldud maastikus, väljamõeldud maalil? Ja miks ta ei ärritunud siis, kui ta kõndis mööda päris kirikust? Estonia teater. Estonia teater ei ole niisama, see tähendab eestlastele väga palju. Me andsime oma viimased sendid ja Johan Liiv andis oma esimese ja viimase pintsaku, et see valmis saaks. Kui nõukogude võim algas, mõtlesid nad, mida teha, et see niivõrd oluline ruum enda kasuks tööle panna. Mõtlesid ja välja mõtlesid. Lammutamine oleks olnud liiga tülikas, seega kaaperdame. Lakke maaliti laemaal, kus peal nõukogude punasõdurid ja viljavihud. Oligi ruum nende oma. See maal teeb midagi hoopis vastupidist. Ta asub ruumis, kus varem asus aastaid poliithariduskeskus. Kuid siin männid, tavaline Põhja-Eesti maastik. See maal laadis selle ruumi poliitilisest laetusest tühjaks. Väga ilus. Kuid jõudkem vöökirjade juurde. Vöökirjad on ju, olgem ausad, väga ilusad. Nad on tõesti ilusad. Ja mitte ainult, nad ka tähendavad midagi. Iga värv vöökirjas symboliseerib midagi. Nad võtavad kokku inimese elu, sünnist surmani ja kõik, mis sinna vahele jääb. Ja tõsi, neid on ju varemgi tõlgendatud nüüdisaegsel moel. Näiteks Martin Pedanik, kes on olnud viimase 15-20 aasta olulisemaid graafilisi disainerid ja oluliselt kujundanud nüüdisaegset visuaalset nägu. Kuid sageli tõukuvad tema kujundid just nimelt vöökirjadest. Ta kasutab sealt võetud rütme, kujundeid, omavahelisi suhteid nüüdisaegsel moel. Kuid nüüd midagi poliitikasõpradele. Svastika. Iidne visuaalne kujund, mida tunti juba vanas Indias, Hiinas, Euroopas, Jaapanis, aga ka mujal. 4 keerlevat jalga, mis symboliseerivad universumi 4 erinevat suunda. Veelgi enam, sua tähendab sanskriti keeles hea ja asti tähendab olemine. Seega kokku see sümbol tähendab hea olemine. Seetõttu maalitakse seda siiamaani Indias ustele, sest usutakse, et see toob kodule head õnne. Euroopas ei maalita. Me kõik teame, mis juhtus, kui poliitika hakkas ennast ajama läbi visuaalsete kujundite. Vöökirjad. Vöökirjad on kollektiivne looming. Nad ei kuulu mitte kellelegi ja selles peitub suur osa nende poeesiast. Me võime tõesti võtta kõik vöökirjad ja neid tõlgendada kultuuriliselt, aga miks siis mitte ikkagi ka poliitiliselt või ideoloogiliselt? Sellega võikski kunstikooli lõpetada, kui ei tekiks siiski mõnda segavat küsimust. Nimelt, kas meie innustumine ei meenuta natukene ENSV kultuuriministri käitumist, kes nägi kunstis rohkem päriselu, kui tegelikus päriselus oligi? Veelgi enam, kui kunst tõlgendab poliitikat, siis on see kunst või poliitika või mõlemat. Aga kui poliitikat aetakse kunsti või vanade visuaalsete kujundite kaudu, siis on see lihtsalt üks järjekordne labane ideoloogia. Aitäh!